Noorsootöö Ankur. Räägime noorsootöö sisust, väärtustest ja kvaliteedist. No tere, head noorsootööhoolikut. Alustame selle aasta Eesti Ankur podcastidega ja tänane siukene teema kohe on võib-olla siukene alguse teemaks väga hea teema sellel aastal, et räägime lävepakust. Ja selle lävepakuga on siukene huvitav teema, et kui mulle helistati, et see podcast nüüd tuleb, siis auto peal tuli kõlarisse heli ja auto peal oli üks pensionär, üks keskealine ja üks nooremapoolne inimene. Ja kõik peale mu telefonikõnet pööritsid silmi. Et mis asi see lävepakk on, kas sa töötad tistlerina või mis lävepakust sa räägid? Et kuidas teie ise siis näete seda lävepakku ja meiega siis täna on Eveli, Aune ja Rait seda teemat avamas. Aga ennem kui me sinna lävepaku sügavalt sisse jõuame, siis ma võib-olla palukski, et kuidas sa nagu lihtinimesele kirjeldaksid seda lävepakku, et kuidas sina seda tunned, kes sa oled ja kus sa tuled ja kuidas sinu seotus noorsootööga on? Tere, mina olen Eveli ja mina tulen Nõmmelt. Minu juhtid on Pääsküla ja Valdeku noortekeskused. Ja kui ma peaksin kirjeldama, mis on lävepakk minu jaoks, siis see on midagi, mis tuleb ületada selleks, et kuhugi sisse saada lihtsalt uksest sisse minemiseks. Nii, Aune. Tere ka minu poolt. Mina tulen siis Järvamaalt, Järva valla noorsootöökeskust juhin mina ja mul on siis 6 noortekeskust, kus toimetada, kus noorsootöötajatega ja lisaks veel üks noortetuba ka. Minu enda noorsootöö teekond on alanud päris ammu juba. Ise nimetan seda 92. aastast, kui minust sai skaudijuht. Aga see lävepakk nüüd, et jah, see on täpselt see, et kuidas ma sinna ruumi sisse pääsen. Kas see on mulle jõukohane või mitte? Tervist ka minu poolt, et olen Rait, tulen Luunjast ja olen seal noorsootöötaja 2 noortekeskuses ja lisaks olen ka Tartumaa noorsootöötajate ühenduse juhatuses ja teen Tartumaal noortekeskustega võrgustikutööd. Ja kuidas sul see lävepaku siukene mõiste, et lihtinimesele selgeks saaks? No siin on juba seletatud, et ega väga raske ongi siin kohe midagi konkreetset lisada, et kuidas ikkagi see lävepakk teha võib-olla noortele võimalikult ületatavaks, et oleks kuhu tulla ilma suuremate takistuseta. Miks see kipub nii olema, et see lävepakk kuidagi märkamatult kui tõuseb kõrgemale ja siis ühel hetkel me näeme, et noored on jalgadega hääletanud ja need ruumid kipuvad natukene tühjad olema? No siin võib-olla ka ühest vastust on raske tuua, et võib-olla ongi see inimeses kinni, kes seal seda noorsootööd teeb, võib-olla on need tegevused, mida seal noortekeskuses pakutakse, ei kõneta võib-olla neid noori nii palju ja eks seal on neid probleeme veel, et seal asukoht ja kellaajad, et eks me jõuame võib-olla siin selle podcasti jooksul neid lahata rohkem. Aga ma annan sama küsimuse kohe Aunele edasi, et... Ja minul millegipärast Järvamaa kandi inimesena ja olles ise ka Vargamäe muuseumis töötanud, tuli kohe ette krõõda lävepakk, millest üle ta pidi nende veepangedega ronima kogu aeg. Ja mis hoidis siis sigu õues ja puhtus toas. Et see on päris siuke tõsine metafoor selles mõttes, et me tõesti täna... Meil on noortekeskused, kus meil enamalt jaolt töötavad üks noorsootöötaja. Seega siis need noored peavad hästi sobituma selle noorsootöötajaga, kuidas nüüd öelda siis noorsootöötaja noortega ja noored sobituma selle noorsootöötajaga. Need tingimused, milles meie noortekeskused täna on, milliseid võimalusi nad pakuvad, et alles eile kohtusin ma meie valla noortega, siis ka toodi kohe ühe noortekeskuse puhul välja see, et vaadake, kus see asub. Küsimus oligi, miks ei käi 14-aastane noor seal noortekeskusega, kõigepealt vaadake, kus see asub ja siis mida seal pakkuda on.
ja ega kui meil ongi noortekeskustes nagu ei ole nii-öelda kaasaegsed mängukonsoolid ja kõik muu selle sarnane, mis võiks olla vägevam kui nende kodudes, siis nad leiavad teise koha, kus oma vaba aega veeta. Ja Evelin? Ma võib-olla saan lihtsalt minna süvitsi sellega, mis ma kuulsin praegu või natuke rohkem süvitsi. Ja ma olen hästi nõus sellega, et füüsilisel asukohal on nii suur mõju, et nagu ma ütlesin, et sul on vaja uksest sisse saada, siis me räägime juba ligipääsetavuse teemadest, et kes on need noored, kes üldse pääsevad sellest uksest sisse, kui lai see uks on, kui kõrge seal see lävepakk on, aga väga suur osa on ikkagi ka sellele, et kes seal töötavad, mida nad pakkuda oskavad, millised on nende hoiakud ja suhtumised, mida nad välja kommunikeerivad, et see on oma olemuselt väga kompleksne teema ja iga ühega saab sügavuti minna, ma arvan. Kui eelmine aasta, mis iganes sügise lõpu poole toimus Eesti avatud noortekeskuse ühenduse üldkoosolek, siis seal oli ka teadupärast teemaks see lävepaku teema. Ja seal ka joonistusid päris mitmed siuksed asjad välja. Ja üks võib-olla, mis nagu ka Rait ütles, et tihti algab see võib-olla siukene noorsootöötaja teadmatusest. Et millist teadmist siis sellel noorsootöötajal võiks vaja minna, et selle nagu lävepakuga arvestada selles enda töös? Ma võin kohe alustada. Kuna ma juba ligipääsetavuse teemat puudutasin, siis ma arvan, et see algab sellest, et sa tunned noori ja sa tunned seda, et noor ei ole üks nagu homogeenne grupp, vaid noored on väga erinevad, nagu inimesed üldse on erinevad ja igal ühele nendest ei ole vaja võib-olla mingisugust erilist lisaliigutust teha, aga mõnel on ja kuidas seda saab oma olemasolevasse ruumi teha. Et kui sul uks on ühe laiusega, siis on väga ebatõenäoline seda ust laiemaks saad teha, et ratastooliga noort sisse lasta. Küll aga on võimalus oma hoiakud üle vaadata, on võimalus välja kommunikeerida seda, mida oluliseks peetakse, väärtustatakse. Et tasub mõelda, et kas minu noortekeskuses tunneks ennast LGBT noor näiteks mugavalt. Kas meil on midagi välja kommunikeeritud sellel teemal, et meie töötajad on näiteks mingi koolitusi saanud või lähtuvad mingisugustest hoiakutest või ühte või teist. Väkki meil on üks noorsootöötaja, kes on ülitugev make-up artist, aga kui paljudele näiteks üldse läheb make korda noorsootöös, aga paratamatult, kui me lähme sinna, meil on palju noortekeskuseid, kus on üks noorsootöötaja, siis üks inimene ei saa väga palju erinevaid asju lauda tuua. Ja see võib määrata seda, et mis seal noortekeskuses üldse toimub ja seeläbi, kes sinna noortekeskusesse tihemini ka võib-olla jõuavad või üldse sinna sisse tahavad astuda. Te tõid lauda selle teema, et mida ma ka ise tihti rõhutan, et need noortekeskused on paratamatult noorsootöötaja nägu, et kui ta tuleb, siis ta toob enda oskused, anded kaasa, enda lemmiktegevused ja siis ei tahaks just öelda, aga võib-olla paljudes noortekeskuses tehakse ainult makaroni-keekesi ja siis värvitakse pildikesi ja seal muud võib-olla väga ei toimugi, et kuidas sina, Una, arvad sellest, et mis noorsootöötaja endaga kaasa toob või mis siis noorsootöötaja peaks teadma või millised hoiakud tal peaks olema? Et kindlasti tuleb inimene koos oma varasemate oskuste, kogemuste ja kõige sellega sinna. Aga nüüd ongi need samad just hoiakute küsimused, et kas ma jäängi nende juurde või ma olen võimeline arenema ise ja oma oskusi arendama. Et need noored oma tegevustest ikka lähtuksid noorte huvidest ja oleksid võimeline siis sealjuures olema hästi paindlik. Ilmselgelt ühest lilleseadjast ei saa kohe jalgpallurit, nii on. Või videotehnikut või midagi sellist, et see on ikkagi hoopis teised väljakutsed ja hoopis teised teemad, aga et kas ma saan kaasata inimesi või kas mul on selliseid võimalusi, et seda noorte tegevusvõimalusi nagu laiendada. Ja Rait, sinu arvamus? No mina olen kaaskõnelejatega nõus ja võib-olla lisaksin seda veel, et noorsootöötaja võiks olla keskmisest inimesest võib-olla empaatilisem ja võib-olla sellisem avatum suhtleja, et kes ei karda nagu noortele läheneda ja panna ennast nende olukorda ja tekitada võib-olla noorest sellist turvatunnet, et kellelegi ikkagi läheb noor korda ja tema mured ja
piisab teinekord lihtsalt sellest ärakuulamisest ja nõu andmisest, et puhtalt ainult, et teen neid makarone või küpsetan ja et sellest ma arvan lihtsalt ei piisa, et sealt võib-olla tulebki ka see lävepaku teema, et leitaks võib-olla vähem teed noortekeskustesse. Aga kui ma nüüd nii küsin, et kui palju te ise teadlikult võtate mingi hetk aega, et mõelda ja vaadata peeglisse, et kas mu lävepakk on madal, kas ma teen selleks piisavalt, kas ma mõtlen sellele piisavalt? Annan sõna täitsa läbi segi. Mina mõtlen, et mina oma töös eelkõige pean keskenduma sellele, et mu noorsootöötajad suudaksid selle lävepaku hoida võimalikult madala ja olla hästi empaatilised erinevate noorte suhtes. Ja selle nimel ma tõesti tööd teen ka ja ma koolitan neid ja ise olen seal juures ka omast arust vähemalt väga siuke avatud suhtleja noortega, et ei ole nagu tekkinud siuksi probleeme, aga me enne tõime sisse selle keskkonna teema, siis eks see keskkond on ka ikkagi hästi oluline. Rääkimata sellest, kas meil pääseb ratastooliga inimene üldse sinna ligi, aga et kas meil tõesti sobivad seal kokku erinevad vanuserühmad. Et kui meie keskkond on loodud 7–12-aastastele sobivaks, siis see 13-aastane ei tunne selle enam eriti hästi ja võib-olla 18-aastane arvab üldse, et see on lasteaed, on ju. Et ja seesama teadmised ja oskused jälle, et kas meie noorsootöötajad saavad hakkama kõikide vanuserühmadega. Ja kas nad peavad saama kõikide vanuserühmadega, et minu meelest noorsootöötajatel, eriti kui nad töötavad üksi, oleks palju lihtsam oma tööd planeerida, tegevusi, varustusi, kõiki asju planeerida, kui neil oleks natuke selgem ja konkreetsem sihtrühm. Et mida laiem on meie sihtrühm, seda enam me ootame seda folkloristist, jalgpallurit, videotehnikut. Aga kas see on realistlik? Eveli Reit. Siia on raske kohe midagi lisada, et olen ise ennast analüüsinud selle lävepaku koha pealt ja ütlen, et olen proovinud ennast võimalikult palju erinevate koolituste ja seminaridega nagu täiendada, et oleks ka sellel jumet, et see lävepakk oleks võimalikult madal ja et oleks keskkond selline noore jaoks võimalikult vastuvõetav. Mina võib-olla lisaks siia lihtsalt veel, et kui sa küsid seda, et kas ma mõtlen, et kui madal on noortekeskuse lävepakk, siis sellisel kujul, nagu et seda konkreetset küsimust mõelda, ma ei tea kui palju, aga see on läbiv küsimus ikkagi, et samamoodi võib-olla minu töö on rohkem noorsootöötajatega täna ja minu ülesanne on vaadata, et need noorsootöötajad oskaksid sellise keskkonna tagada. Aga see nõuab ikkagi päris palju nagu juhtimisoskuseid ka, et sa pead oskama noorsootöötajaid juhendada nende küsimuste juurde ja nende otsuste juurde, mis aitavad neil seda madalat lävepakku tagada. Et ühest küljest on näiteks tegevuste sisu, tegevuste teemade valimine ja ka oskuste õpetamine. Mulle enne meeldis väga hästi see, mis sa välja tõid, Reit, et oluline on ju küsida, mida noored tahavad. Ja et tihtipeale tahetakse noortekeskuse, ma ei tea, kuukava või nädalakava anda välja nagu selline rahvakalender, et esmaspäeval on see, kell 2 toimub see, 3 toimub see ja kõigil on nii vahva tulge, aga tegelikult me ju ei tea, kuhu need noored siis paigutuvad, kes seal noortekeskuses potentsiaalselt käia saaksid, mis on nende huvid, mida nemad üldse teha tahaksid, et päeva lõpuks kõik algabki sellest, et kui hea on see noorsootöötaja noorega usalduslikku suhet looma, seeläbi õppima seda noort tundma ja siis õppima tundma, mida see noor oleks valmis ise võib-olla tegema või millist abi oleks vaja, et ta saaks neid asju teha, mis oleks võimalik noortekeskuses teha. Ma arvan, et tõesti, et korraga me ei saa panna 7-aastast ja 18-aastast tihtipeale samad tegevust tegema, aga me saame leida need võimalused, ajad ja aknad ja see juba väljendub selles, mida see noorsootöötaja igapäevaselt teeb. Aga ma siit kohe teeks jätku küsimused, aga kuidas me ikkagi ära tunneme, et need teised noorsootöötajad siis, et kas nad arvestavad selle lävepakuga või nad ei tea sellest tööd ega mütsi ja lihtsalt, ma ei tea, uppuvad oma töösse või teevad rutiinselt
ühesõnaga rutiinselt oma tööd edasi. et kuidas me ta ära tunneme? Jah, kuidas te ära tunnete? No eks vestluse käigus tunneb selle kõige kiiremini ära tegelikult need samad hoiakud, seisukohad, et sealt selle inimtüpaasi tajud sa ära, et täna ma viin läbi ühe noortekeskuse noorsootöötaja koha täitmiseks töövestlusi, siis sa tegelikult sellest inimesest saad aru. Et kas tal on need hoiakud nagu avatud, mitmekülgsed ja siuksed, mõtleks julged või on siuke natuke nagu kitsarinnalisus, et sellega nagu noorsootöös kaugele ei jõua. Et sa pead olema avatud uutele väljakutsetele, sobituma hästi erinevates situatsioonides, et see noorsootöötaja on tõesti nagu ta peab saama kõigega hakkama, mis need noored seal hetkel ette toodavad, konflikte suutma lahendada, nagu isiku vaimse tervise probleeme toetada ja nii edasi, et tegelikult see noorsootöötaja on mees nagu orkester kogu aeg oma töös. Mina võiks veel lisada seda, et lisaks sellele vestlusele noorsootöötajaga on ka väga suureks ütleme infoallikaks ka avatud vestlus nende samade noortega, kes külastavad noortekeskust, kus see sama noorsootöötaja on, et ma arvan, et noorte käest saab lisaks sellele vestlusele noorsootöötajaga saab ka noorte käest väga vahetu tagasiside ja õige tagasiside selle noorsootöötaja kohta, et kelle kohta sul võib-olla endal on tekkinud mingi mõte, et kas ta sobib või ei sobi, et siis tasuks lisaks sellele individuaalsele vestlusele ka võib-olla kaasata seal neid inimesi, kellega ta koos töötab või kellega ta mingeid projekte ajab, et tavaliselt sellistes olukordades tuleb hästi välja, et kas inimene talub neid pingeid, erinevaid olukordade tekkimisi siin, et olen suga täiesti nõus, et noorsootöötaja peab olema kõigeks valmis, et eks see ongi selline ajapikku võib-olla välja tulev, et algul inimene võib-olla pingutab rohkem, aga avastab mingi moment, et ei ole see noorsootöö ikka tema jaoks, et kisa ja kära ja muutusi on liiga palju. No jõudsimegi nüüd sinna sügisesse tagasi, sinna üldkoosoleku teemadesse, kus toodi välja, et kaadrivoolavus on üks probleem. Ja. Et kuidas siis ikkagi tagada, et kui on suur kaadrivoolavus teatud põhjustel, mis tänane teema küll ei ole, eks ole, aga kuidas siis nagu seda tagada, et ikkagi lävepakk oleks madal, et vaatamata sellele, kui sinul töötajad muutuvad tihti või siis mitte nii tihti võib-olla. No ilmselt selline stamplause selle küsimuse kohta on ikkagi noorsootöötaja tasu, et kas noorsootöötajad tasustatakse piisavalt ja kas üldse kohalik omavalitsus näiteks näeb noorsootööl mingit, kuidas ma ütlen, väärtust, et seal on neid nüansse on jah päris mitu, aga ma arvan, et selline noorsootöötaja väärtustamine võimalusel ikkagi, ma saan aru, et ega seal käed on selles suhtes lühikesed, et sa ei saa noorsootöötajale ilmselt väga suurt palka maksta ja tänapäeval, kus hinnad tõusevad, et tekib võib-olla selle aja jooksul mingeid teisi pakkumisi, kuhu võib-olla kirjutatakse parema meelega alla, et selline see olukord on momendil. Mina tahaks siia lisada selle, et tegelikult see kaadrivoolavus on seda lävepakku kõvasti tõstev nii-öelda mõjur. Et kui noor õpib tundma oma noorsootöötajat ja tekib see usalduslik suhe ja läheb ära ja tuleb uus ja ma pean hakkama uuesti selle usalduslikku suhet looma, siis see on väga keeruline, et meil oli üks noortekeskus, kus juba enne minu aega oli vahetunud 2-3 noorsootöötajat ja siis veel minu meeskonna sees ka toimus vahetusi paar tükki. Noored kadusid sealt noortekeskust täiesti ära.
ilmselt oli see lävepakk nende jaoks nagu nii kõrgeks läinud, et nad ei olnud valmis enam uut noorsootöötajat omaks võtma. Nüüd on olnud seal 2 aastat üks inimene ja noored on tagasi. Et siit tegelikult siis nagu võiks ka öelda, et üks lävepaku hästi oluline komponent on usaldus, eks ole. On. Et kui ma saan kergelt usaldada, siis see lävepakk on kohe madalam. No kuigi ma ütlen, et siin on see sama nõrkus nende üksikute noorsootöötajatega, noortekeskustega, et mitte kõik inimesed ei sobi kõigile. Ja kui see noorsootöötajale ühele noorele väga sobib, siis teine võib teda hoopis vaadata teise pilguga, seda usalduslikku suhelt ei teki seal isegi käte peal kõndides. Et oleks vaja justkui seda teist inimest sinna kõrvale. Meie oma kogukondades oleme proovinud nüüd kooli noorsootöötajad ja noortekeskuste noorsootöötajad nagu koostöösse panna üha enam ja enam, et oleks tõesti võimalik noorel valida neid usalduslikke isikuid rohkem. Eveli? Kaadrivoolavuse juurde tulles, siis ma olen hästi nõus sellega, et noorsootöötaja töötasu ja töötingimused on nagu väga kriitiline asi, millele otsa vaadata ja mis saaks palju asju ära hoida või siis nagu toetada, et need ei oleks nii halvasti, nagu nad on, aga võib-olla, et kuidas sellega ka toime tulla. Et see on hetkel nii ja homme see ei ole muutumas ja tegelikult mitte ka üle homme ega järgmine aasta on ju. Et ma arvan, kui me vähendame noorsootöös seda, et ma teen seda, mida mulle meeldib teha noorsootöötajana, sellepärast, et mulle meeldib, ma ei tea, mägi ronimine. No offense kellele meeldib mägi ronimine. Vaid me suurendame seda, et mida tahavad noored teha ja noored harjuvad ära sellega, et neil on üldse võimalus kaasa rääkida, ise teha, noorte omaalgatust esile tõsta. Siis noortel on ka lihtsam neid uusi noorsootöötajaid usaldades, nad saavad paremini aru, mis on noorsootöö olemus, mida nemad saavad teha, kuidas nemad saavad panustada oma noortekeskusse ja kogukonda. Ma arvan, et üks viis, kuidas sellega toime tulla, on tõesti noorte omaalgatust rohkem väärtustada ja tuua esile noorte enda mõtted, huvid ja ideed. Kaadrivoolavust see ära ei hoia, aga see aitab sellega võib-olla siis toime tulla paremini. Rait tõi just nüüd natuke aega tagasi mängu selle, et kas KOV saab aru ja mõistab, mida seal majas tehakse, eks ole. Et KOV-i jaoks ju, me teame, et see kuvand on see, et mida rohkem huvitegevust, ringe, mida rohkem on niinimetatud nagu vanasti pioneeride maja, et kõik on seal hõivatud 100%. Et siis on nagu KOV-i silmis see noortekeskus hea. Aga et mis sellel puhul teha, kui tegelikult see lävepaku nagu eeldus ütleb, et me ei pea olema ringikorraldajad ja huvikoolid? No avatud noortekeskuse meetod on palju laiem kui lihtsalt huviring või siuke pioneeride maja. Et seal on ikkagi võimalus antud igale noorele ja see ongi selle avatud noorsootöö meetodi väga oluline osa, ongi see sama madal lävepakk, et see on avatud kõigile, sõltumata soost, vanusest, huvidest, ma ei tea, millest kõigest veel on. Et me kõik tunneksime seal ennast oodatuna ja näeksime seal oma võimalust. Veel mõtteid sellel teemal? KOV versus siis avatud noorsootöö? Ma võib-olla ütlen ühe ebapopulaarse arvamuse ka siia vahel, et me hästi palju võitleme noorsootöös selle eest noorsootöötajatega, et meid mõistetaks paremini ja siis me võitleme enda enesetundega, et meid ei mõisteta piisavalt. Aga vahepeal me ei saa ka aru sellest, et teised ei ole ju noorsootöötajad ja nad ei peagi detailideni seda võib-olla mõistma. Nad peavad mõistma paremini, kuidas meid toetada, aga nad ei saa seda mõista, kui nad ei tea mitte midagi. Ja see tähendab, et me peamegi oma töös natuke rohkem hakkama väärtustama välja kommunikeerimist ja seda, et me siis võtaksime oma töö ülesandeks, et me päriselt jagame vahepeal kogukonnale mingeid mõtteid näiteks kohalikus ajalehes või et me teemegi kogukonna üritusi või käime ja suhtleme, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse esindajaga või kutsume teda külla, kutsume teda koosolekule, räägime temaga, ma ei tea, eelarve läbi või mis iganes küsimustesse on võimalik kedagi kaasata ja me lihtsalt teeksime seda. Ja läbi selle inimliku suhte see arusaam ju ka kasvab, et mida me siis teeme ja miks see väärtuslik ja oluline on. Täna tihtipeale kohalikel omavalitsustel on ju lihtsalt kohustus mingisugune noorsootöö teenus tagada, aga kas nad ka aru saavad, mis see on, mida nad tagavad? Tihtipeale minu arust pigem mitte. Nad usaldavad spetsialiste ja veab, kui on spetsialist, keda usaldada. No muidugi KOV-il ongi täna lihtsalt öeldud, et korraldada oma territooriumil noorsootööd.
mis see noorsootöö täpselt siis sisaldama peab või mis kujul teda seal korraldada, et see on nagu jäetud nii lahti, et ongi nagu vabad käed. Aga minu ootus ja lootus on ikkagi see, et meil jõuavad üha enam otsustajate hulka need inimesed, kes on saanud noorsootöö kogemuse. Kas see on noortevahetus, noortekeskuse külastus, huviringid, noortevolikogu kogemus, õpilasesinduse kogemus, et ka meie tänane vallavanem on ikkagi juba noortevolikogu ja õpilasesinduse kogemusega, et teatud mõistetest ta saab juba paremini aru kui need inimesed, kes elasid enne seda perioodi, kui meil ikkagi kaasaegne noorsootöö nii-öelda tekkis. Ise olles kohalikus omavalitsuses ka volinik siin nüüd 12 aastat olnud ja läksin nüüd uus ring käima, et olen nüüd selle aastate jooksul ikka proovinud volikogus selgitada noorsootöö tähtsust. Aga tean omavalitsusi, kus võetakse ikkagi seda noorsootööd kui sellist lapse hoidmist ja võimalikult minimaalsete vahendite eraldamist selleks noorsootööks ja siis katsu seal motiveerida siin töölisi ja teisi siin nüüd seda noorsootööd tegema, et esiteks seal noorsootöötajatel on nagu nii tihe graafik ja siis et leia nüüd see aeg, et minna vallamajja, rääkida seal otsustajatele, et kuidas on, et kuigi inimestel on juba võetud võib-olla seisaks seal, et mis me seda lastehoidu siin selliste summadega toetame. Et jah, et see on selline raske olukordna. Ma teen ühe tagurpidi käigu korra, et lähen natuke alguse juurde tagasi, et kui ma ei tea nüüd, mina oleksin KOV ametnik, nagu ka minul autos olid need inimesed, kes ei saanud mitte midagi lävepakust aru. Et mis need põhiargumendid on, mis te püüaksite siis, ma ei tea, mulle selgeks teha, et miks see lävepakk, see madal lävepakk ikkagi oluline on ja millest ta nagu siis seisneb? Kuna ma tulen Tallinnast, siis ma olen ka mõjutatud natuke sellest, kuidas Tallinnas noortekeskuseid nähakse ja meil on noortekeskuste teenusmudel. Ja selle keskmes on see, et noortekeskus Tallinnas peaks olema 3. koht inimese jaoks. Et see põhineb sellisel inimlikul, normaalsel suhtumisel inimeste ellu, et sa väärid endale pere, kodu, siis sa väärid endale kooli või tööd, niukest põhikohta. Siis sul peab olema 3. siuke mitteformaalne koht väljaspool neid 2 kohta, mis aitab sul elus tasakaalutunnet tajuda. Ja on see siis mingi huviring või noortekeskus või mingisugune klubi, kus sa käid, mis iganes, mingisugune nagu tegevus, kus sul on alati kindlad inimesed, tuttavad näod ja need, kellega sa saad teha seda, mida sulle kõige rohkem meeldib teha. Ja ma ütleksingi, et noortekeskus on siis see, kus me seda madalat lävepakku kõige paremini hoida saame tegelikult. Et kui me valime füüsilise ruumi mõttes normaalse asukoha, kus saab seda tagada, siis noorsootöötajad oma olemuselt peavad töötama selle nimel, et lähtuda sellest, mida noor soovib, leida üles need huvid, mis noorel just on ja tulla igat pidi vastu. Empaatiat siin mainiti ja kuidagi sellist inimlikku mõistmist ja oskuseid on võib-olla kõige rohkem noorsootöötajal, kes töötab noortekeskus või võiks vähemalt olla minu arust. Et ühesõnaga ma seletaksin, et see on lihtsalt nii peab olema, inimesel peab olema siukene ligipääs ja noortekeskus on võib-olla kõige universaalsem viis seda teha, ma arvan. Mina algul kasutasingi seda sama mõtet, et ei oleks nagu piiranguid või takistusi, et seda avatud noorsootöö teenust tarbida. Et kas see nüüd on füüsilise keskkonna mõjutustega, et see uksepakk on piisavalt lai, piisavalt madal, et ma tõesti saangi ratastooliga ka sealt sisse või karkudega või pimedana, kuidas iganes, eks ole, või on siis LGBT noored või mingid muud, et meil ei ole mingit piiranguid seal juures, vaid iga noor tunneb, et kui tal vajab seda 3. kohta, siis noortekeskus võiks see olla, sest et ta pääseb sinna ligi, tal on loodud sinna sobiv keskkond vaba aja veetmiseks, enese arenguks, oma ideede teostamiseks ja seal on toetavad töötajad, kes on hoolivad, mõistvad, empaatilised, et see võib-olla on kõige, minu jaoks nagu kõige selgem seletus selle sama lävepakule, et on läbi 2 perspektiivi, üks on see töötaja ja teine on see keskkond. Siia on raske midagi lisada, et olen öeldud, ega
nõus. Aga noh, kui teeks nüüd selles suhtes jälle käiguvahetust ja teeks hoopis niimoodi, et kas natuke nagu liialt ei lähe, et kui kõik noored tulevad sealt uksest nüüd sisse, vaatamata sellele, et kas on rikkad või vaesed või mis iganes. Et ühtegi nagu piirangut ei ole ja see 7-26 võiksid kõik nagu sisse saada kergelt. Et kuidas see pilt nagu see eeldab, et need tingimused on kõik sinna täidetud, et nii noorsootöötajate mõistes me ei räägi enam ühest noorsootöötajast, vaid mitmest juba, kui me räägime nagu nii suurest sellest vanusevahest on. Ja me ei räägi enam ühest ruumist ega kahest ruumist, vaid me räägime palju suuremast arvudest ruumidest, võib-olla erinevatest sissepääsudest, täiesti erinevatest tegevustest. Kui me tõesti räägime nagu nii madalast lävepakust, et seal ei ole nagu ühtegi takistust, et ma olen 7-26-aastane noor, ma lähen avatud noorsootöösse ennast arendama, oma ideid teostama, siis meil peavad olema sinna ikka supertingimused loodud. Ma arvan, et me Eesti pealt leiame selliseid noortekeskuseid 10, võib-olla mitte rohkem. Ma ei usu sellesse väga, et neid palju rohkem on, kus meil tõesti ei ole ei vanuse ega muid piiranguid. Mina lisaks siia võib-olla juurde, et mitte miski siin elus ei ole absoluutne või et me ei tohiks suhtuda sellesse, et see on absoluutne, et siis me ju hakkame juba mingisugustest turvalisuse küsimustest võib-olla rääkima, et ühest küljest tahad võib-olla kväärkogukonnale noortekeskust avada, aga teisest küljest sul on seal mingid natsid, on ju, aga kõigile peab ukse lahti hoidma, et ma arvan, et meil on tegelikult päris palju häid asju, mis seda absoluutselt mõtteviisi aitavad vaos hoida või nagu talle mingid piirangud seada, need tulevad tihtipeale turvalisusest. Et füüsilise ruumi puhul on neid näiteks mingi tuleohutus ja mingid muud asjad, mida arvesse võtta. Vaimse keskkonna loomisel on samamoodi mingisugused asjad, mida saab arvesse võtta, kust need piirid ka, seada. No on ju Milus ütlus, ma küll ei tea, kes selle öelnud, et see, mis on kõigil, ei ole mitte kellelegi. Et kui me seda mõtlemegi, et meil on avatud noorsootöö nagu kõigile noortele on ju, et siis kas see on reaalne, et tõesti kõik noored tahavad tulla sinna, kus justkui on kõigile ja mitte kellelegi. Et kui ma tunnen, et see puudutab mind, see on minu huvisid toetav, siis ma lähen sinna. Ja enne Aune tõi väga hästi sisse ka, et ka erinevad vanused on ju. Ja kui me mõtleme juba sellele, kuidas noor kasvab ja areneb, mis arengu etapist on, teismelistel peaks olema üks osa see, kus ta tahabki kõigist eemal olla. Et kuidas me sinna siis mahutame näiteks, ma ei tea, 26-aastase noore ema sinna kuhugi teismelise sekka ja kuidas nad kõik samal ajal üht asja teevad, et see võib-olla polegi realistlik ootus, aga ma usun, et noortekeskus saab teenindada natuke laiemat sihtrühma, kui see täna reaalne pilt on. See nõuab lihtsalt päris palju tööd ja vaeva ja tingimusi, ressursse, igasuguseid abimeetmeid. No Rait, et veel... Ma ütlen, et võib-olla lisada jah, et kui kohe oodata, et see vanusegrupp nüüd üheaegselt hakkab sisse voorima, et see ikka eeldab jah, et sul oleks seal noortekeskuses ikkagi sellised võimalused ja tingimused, et lisaks nendele ruumidele kõigele, et siis sa pead ikkagi, mõtlen, omama sellist ekstra noortekeskuse suurt ruume, kus on seal erinevad võimalused lahendatud noortele niimoodi, et see kõnetab neid ja kutsub sinna noortekeskusesse tulema, aga noh, olles ise siin käinud päris paljudes noortekeskustes siin Eestis, siis samamoodi ütlen, et ilmselt on neid seal heal juhul 10, kus kohas on need tingimused täidetud, et kus saab igas vanuses noor ennast realiseerida, et paljud noortekeskused on tehtud kas poe peal olevatesse ruumidesse või on leitud mingid ruumid, kus on võimalik natukenegi midagi teha, et oleks vähemalt see noortekeskus, et ilmselt selle paarikümne aasta tagusega on natuke see noortekeskuse mudel võib-olla ja võimaluste mudel vaja natuke võib-olla üle vaadata, et õnneks siin Ank nüüd koolitab noorsootöötajaid, aga tingimused, kus nad seda tööd tegema peavad, teinekord võib-olla ei toeta seda. No.
Ma küsin kohe intrigeerivalt jätkuküsimuse, et no mis vahet siis on sellel madalal lävepakul noortekeskuse seal ukse juures ja bussijaamal? Mina arvan, et see on 100% noorsootöötaja. See on kõige suurem väärtus, mida noortekeskustel noorsootöös pakkuda on. Et meil on inimesed, kes aitavad seda sotsiaalset keskkonda luua ja kellega siis samastuda või mitte samastuda või see on kindlasti noorsootöötajad. Aga ma küsin vastu, et kas ta võib ka kõrge lävepakse noortekeskuse töötaja olla? Te ei lase mul tulla noortekasse, et tõstis lävepakku nii kõrgele, suitsetada ei saa ma noortekeskuse juures ja nii edasi. No muidugi seal on erinevaid asju, et mõned asjad võivad olla nagu turvalisuse loomiseks ja normaalsed asjad, et ei suitseta noortekeskuses. Aga teisest küljest need võivad ka olla siukese peeglisse vaatamise kohad, et mis hoiakud noorsootöötajal on, millest me enne juba natuke rääkisime ka. Et kas need on noort toetavad, kas need on kaasavad, kas noored tahavad tulla ruumi, kus on sellist tüüpi inimene, nagu on see noorsootöötaja, kes seal töötab. Jah, mul tuli praegu meelde, et meil oli vestlus hiljaaegu 11-aastanuse noormehega, kelle sõnavara oli selline, et ütleme, et see ei sobinud mulle, ei sobinud sellele kohalikule noorsootöötajale ja tuli välja, et ka teistele noortele ei sobinud. Aga ta ütles, et aga see sobib ju mulle. Ma väitsin talle, et noortekeskus peab kõigil hea olla olema, aga minul peab ka olema hea olla. No mis sa nüüd ütled selle 11-aastasele siis, et temal on varajasti tuju niimoodi rääkida. No siis me rääkisime natuke sellest keskkonnast seal, kus me peame viibima ja kõik peavad viibima koos, et kuidas me seal koos, kuidas me kokku sinna mahume. Et tegelikult need kokkulepped, ma ise ei taha neid reeglitest millegi pärast nimetada, see on ikkagi kokkulepped, et need on hästi olulised. Siin tuli küll juba see tuleohutus ja muud siuksed turvalisuse teemad, aga need samad kokkulepped on ka need tingimused, mis loovad selle keskkonna. Ja need kuidagi peavad sobituma, et tõesti, see lävepakk ei saa olla olematu, et see ikkagi peab olema, et need samad kokkulepped vähemalt on ja mingid tingimused meil on olemas, et kui me täiesti olematust lävepakust räägime, siis võib-olla see muutub see natuke anarhiaks lõpuks, et mingid kokkulepped peavad kehtima. Ja võib-olla lisada, et noorsootöötaja on ilmselt täpselt selle filter sellise eetilise ja võib-olla ebaeetilise, võib-olla sellise normaalsuse ja mittenormaalsuse vahel, et paljusid asju, mida sa võib-olla seal bussijaamas saad endale lubada, noortekeskuses ei ole see lihtsalt kohane ja seal ongi see noorsootöötaja, kes mida väärtustab, et kui ikkagi pigistab silma kinni, et olgu, et käid nüüd teed seal noortekeskuse taga suitsu ära, tuled tagasi, mängime siin oma mänge edasi, et kas see on õige, et seal ikkagi noorsootöötajal on ikkagi mingi selline oma selline lähenemine, et noori, kes võib olla seal peavad natukene rohkem lugu, ütleme, mingist raamistikust ja normaalsusest, et nemad võib-olla leiavad noortekeskusesse tee, aga kui nad vaatavad, et seal on ukse peal on noorsootöötaja, kes ajab ikkagi kindlat joont, et mingeid asju ei ole lubatud, et see võib-olla toob selliseid bussijaama noori võib-olla vähem sinna noortekeskustesse. Et lühidalt siis, kas peaks me konkureerima bussijaama lävepakuga või? Noortekeskuse noorsootöötajal on ikkagi väike missioon tutvustada noortele ka meie ühiskondlikke kokkuleppeid ja reegleid. Et see, et noorsootöötaja mängib rahulikult edasi selle sama noorega piljardit, kes käis just nurgadega suitsetamas, et see ka nagu ei ole siuke ühiskondlik okei, vaid see tähendab seda, et selle noorega tuleb ikkagi vestelda ja pidada siukest kasvatuslikku dialoogi ja ühiskondlikke kokkuleppeid talle tutvustada, et ma ei arva, et me peaks konkureerima selle bussijaamaga, aga ka need noored vajavad juhendamist ja kasvatamist, kes seal bussijaamas aega veedavad.
Et miks see küsimus ka tegelikult tõstatus, et päris palju on sihukest kuvandit noortekeskustest, et sinna käivad ju need pätid noored ja need, kes korda rikuvad ja suitsetavad ja nii edasi, et mina küll sinna ei taha minna, et isegi lausa noorte suust tuleb sihukest asja. Et kas on ohtu, et see bussijaama lävepakk ja noortekeskuse lävepakk on noorte jaoks justkui iseenesest mõistetav, et noortekas võiks ka see nii madal olla? See väga oleneb ka mainest minu arust, et kui me räägime noortekeskusest, me räägime küllaltki palju ikkagi nagu sihukesest kogukondlikust vaatest on ju, et kuidas kogukonnas mõistetakse noortekeskust. Et võib-olla see, mis arvatakse näiteks, et Rakveres on noortekeskus, ei pruugi olla sama, mida arvatakse, et Pärnus on noortekeskus ja nii edasi on ju. Et see, mis seal ajalooliselt on olnud, mängib kindlasti väga palju rolli. Sellega tuleb arvestada ja siis vastavalt siis ka tegeleda sellega, et kommunikeerida, mis seal siis päriselt toimub. Ja see ju väga palju oleneb ka kohalikest vajadustest tegelikult. Et kui mõnes noortekeskuses me saame keskenduda mingisugusele huvitegevusele võib-olla rohkem või ongi mingi suund võetud, sest kohalikus omavalitsuses mingid teised alad on kaetud, siis mõnes kohas võib ju noortekeskusel ollagi see koht, et aga äkki meie kohalikus omavalitsuses polegi, ma ei tea, noorel, kelle majanduslik seis pole kõige parem kuskil mujal olla. Ta saab ainult siin olla, kui ta ei ole kodus või koolis. Et selles mõttes tuleb arvestada, mis on see ajalugu, mis on see maine ja mis on ka see reaalsus noortekeskuse jaoks. Et ma arvan, et kõik noorsootöötajad üle Eesti ei tee täpselt samasugust noortekeskuse noorsootööd ja see väga palju oleneb sellest kohalikust omavalitsusest ja selle vajadusest ja ootustest võib-olla. Ja noortest. Ja noortest muidugi ka. Et noorte huvid piirkonniti on võivad olla väga erinevad ja noorte huvid on ka nagu põlvkonniti minu meelest hästi erinevad. Et kahjuks on meil praegu, ma ei teagi, sihuke noorte see algatuse on nagu hästi väike. Noored ei julge tulla oma ideedega lagedale ja toimetada ja samas sa näed, kuidas tuleb sealt alt praegu. Ma ei tea, mis see 13-14 aastane noor, seda on jube raske kaasata. Tal puudub see kogemus, tal puudub see julgus, on üksikuid pärlei muidugi seal hulgas, aga pigem nad tahaks mõnusalt ära olla. Siis sa näed, kuidas sealt altpoolt tulevad üksed 10, 11, 12 aastas. Nad on sellist powerit täis, et ainult teeksid, ainult toidan enda seda tahet ja sealt tuleb midagi väga ägedat, tuleb üks äge põlvkond sealt altpoolt. Aga see eeldabki jälle seda, et sul on seal see noorsootöötaja, kes ei vahetu seal iga kuu tagant, et sul on teada, et kas või juttude põhjal sõpradel, et näed, et seal on tegelikult on kihvt noorsootöötaja, et lähme vaatame, et me saame seal alternatiivseid tegevusi teha, mis seal bussijaamades või kuskil mujal hoonete taga, et jõuamegi võib-olla sinna ringiga tagasi, et ikkagi kui see kaadri voolavus suur on, siis on ka see usalduse tekkimine seal noorte seas on selline küsitav, et. No aga lähme siis ringiga sinnapoole tagasi, mida Eveli juba võttis ette, et me räägime lävepakust siin ja nüüd, eks ole, et kas ma saan sellest üle või ei saa üle, kas see tundub mulle või ei ole, aga mis sinna eelneb kõik, seesama, et sa Eveli ütlesid, et see kuvand juba, eks ole, et mis veel võiks need komponendid olla, mis juba ennem, kui sa tegelikult pole koha peal käinud, juba mõjutab kõik seda lävepakku. No noorte infotöö on ka ju päris olulist rolli mängib siin, et kui palju, millisel määral, millist noorte infotööd näiteks noortekeskuse töötajad saavad, võivad teha enda piirkonnas, et mis teadmine noorteni jõuab sellest noortekeskusest just läbi selle mõelda, et mis see maine on ja mis need võimalused on ja mida nad üldse teavad, on kindlasti oluline. Mis ma mainisin, on see, mis seal varem on tehtud, sellest ei saa nagu üle vaadata või ümber vaadata, et kogukond ju mäletab ja nii lihtsalt on, et sellega tuleb siis tegeleda, kui on vaja ja kui mitte, siis ma ei tea, hoida elus seda, mida parasjagu arvatakse, et kõigist noortekeskustest ei arvata ju halvasti, et on ju väga palju noortekeskuseid, millest just vastupidi kogukond on rõõmus ja õnnelik ja tänulik, et see seal on ja just selline, nagu ta parasjagu on. Aga mulle meeldis ka see, mis Aune enne puudutas, oli, et kes on need noorsootöötajad, kes seal käivad, on ju, millist väljaõpet nad on saanud, millist väljaõpet neile kavandatakse, mis see struktuur seal ümber on. Et seal on päris palju nagu
komponente, mis lõpuks hakkavad mängima sellega, milline see noortekeskus lõpuks välja näeb ja kuhu noored üldse nagu ligi pääsevad lõpuks. Mulle tegelikult, kui sa tõid välja selle nii-öelda selle kuvandi, et on noortekeskus on mingi pätipoiste baas, et see tuli mulle nagu üllatusena, et ma ei ole ammu seda kuulnud, mis on muidugi väga positiivne, et minu meelest meie kogukondades on küll nagu noortekeskused selles mõttes nagu kõikidele avatud ja ei ole nagu seda kuvandit, et seal käivad ju ainult need. Jah, ma enne tõin välja selle näite, et kui noortekeskus asub sellises kohas, mis ei tundu noortele turvaline või isegi vanematele, meil on ka see juhtum, siis ka see noor ei jõua sinna noortekeskusesse. Aga muidugi ütleme, et noortekeskus on siuke ikkagi nii-öelda vaba aja veetmise koht, mille selle noorte jaoks kasuliku kuvandi loobki seesama noorsootöötaja ja see noor, kellel on täna huvikool või mingisugune superäge hobi või midagi muud selle sarnast, tema ei jõua noortekeskus, tal on muudki nii palju toimetamist ja kas ta peabki tulema, ei pea. Tal on olemas kõik asjad või need, kellel on imelised pered, kes sisustavad oma laste tegevused, päevad, nädalavahetused väga tihedalt ära. Pole ei vaja seda noortekeskust. Noortekeskust on ikkagi vaja sellele noorele, kellel on seal need ajaaugud ja ta vajab seda tuge ja märkamist ja kõike seda ja see on väga tore, kui ta sinna oma tee leiab ja kui seal on noorsootöötaja, kes seda märkab, et ta vajab tuge ja leiab selleks aja. Aga kuidas nüüd ütleme, kui on asulas on kool olemas, mõni noor võib-olla ei teagi, et on noortekeskus ja kuidas võiks minu arvates see koostöö käia, ma saan aru, et noorsootöötaja võiks käia seal koolis, võiks tutvustada noorsootööprogrammi, teha võimalikult palju üritusi, võib-olla koos kooli ja koos kooli ja siis kogukonnaga, et kuidas pärast nende põhjuste nüüd välja toomist, kuidas see noor ikkagi sinna noortekeskusesse tuua, et tuleb, räägib keegi ja ei tea, kas noor nüüd, mis järeldused teeb, et kas ta nüüd teeb välimuse põhjal järeldused, et kas tasub nüüd tulla või on jälle järjekordne koht, kus on suured reeglid ja ei saa midagi teha, et no täna hommikul just üks noorsootöötaja ütles, et ta tegi endale karuteene. Ta tõi kõik algklasside õpilased sõbrapäeva puhul noortekeskusse, tegid seal hoopis, mitte ei teinud koolis üritust. Aga see tähendas seda, et esmaspäeval oli tal poole rohkem noori noortekas, kui oli sellel eelneval perioodil. Et lihtsalt tema koormus kasvas tõsiselt sellega. Aga ma kutsun, nagu meil on väiksed kogukonnad, meil loomulikult igaüks teab, et meil on kooli kõrval kuskil ka noortekeskus olemas ja see on nagu võimalus, aga ka koole kasutama noortekeskuseid aktiivõppemeetodite keskkonnana. See annab nagu õppimisele noorte jaoks nii palju ägedaid võimalusi juurde. Ja selle läbi me tutvustame neid samu võimalusi. See, et mina lähen räägin kuskil või isegi teen noortele ühe tegevuse ja küll nad nägid, et mina olen tore tädi. Aga nad ei võta seda veel omaks, et kuskil on üks noortekeskus, kus ma võin väga ägedaid tegevusi võimaldatakse mulle ja juhendatakse ja nii edasi. Et pigem tullagi nende kooli õppetegevustega ka noortekeskustesse. Need on ka võimalused. Endal on nüüd mitte, et ma oleks käega löönud, et nüüd Luhinias koolist noored ei tule noortekeskusesse, aga ma olen võtnud veel nüüd sellise suuna, et õnneks on mul seal noortekeskuste lähedal on olnud ka lasteaiad ja ma olen teinud lasteaedades, olen teinud tutvustavaid loenguid ja olen kutsunud ka neid noortekeskustesse, et hiljaaegugi siin enne sõbrapäeva käis mul üks rühm, kus tegime seal kaarte ja tutvustasin ruume ja võimalusi, et nende jaoks on küll veel natuke vara tulla, aga olen seda meelt, et võib-olla maast madalast panna mõte idanema, näidata võib-olla seda keskkonda, et mis võimalused on veel, et
Mina külvan oma kogukondades viimased mitu aastat juba seda ideed, et noor saab 17 või laps saab 7-aastaseks, siis ta saab ju nooreks. Teeme talle noortekeskuses ühe sihukese nooreks saamise rituaali või midagi. Et see on nagu üks võimalus, kus ma saan seda noorele kohe seda keskkonda tutvustada. Ja me oleme seda teinud tõesti koolidega koostöös esimestele klassidele ongi sihukese nooreks saamise rituaalid noortekeskustes. Nüüd ma olen noor ja nüüd mul on see lävepakk täielikult minu. Ma tahaks lihtsalt esile tõsta seda koostöö kohta ja kui oluline on see, et sa tooksid inimesed enda keskkonda. Kindlasti on kohti, kus on oluline käia ka külas, mõnikord see on lihtsalt vajalik, et inimesena ennast tutvustada noorsootöötajana, aga see, et noored õpiksid selle teekonna ära, näiteks koolist noortekeskusesse, see on ka midagi, mis seda lävepakku aitab nagu madalamaks ikkagi teha, et sa oled ühe korra selle teekonna läbi vähemalt pidanud käima, sa tead, kuhu see viib, kuidas sinna minna, mis sul tee peal ette võib tulla ja kuidagi nagu mõned asjad on sellised, mis sa pead lihtsalt läbi kogema ja ma arvan, et noore jaoks see teekond näiteks koolist või mingist huviringist noortekeskusesse on täiesti see asi, mis võib mingisugused barjäärid enda jaoks täielikult ületada. Ja seda kogemust ma tean ka väga hästi, et ühest küljest on see hästi tore ja hästi hea viis koostööd teha, aga teisalt see võib töökoormust väga hüppeliselt kasvatada mõneks perioodiks. Sest et tõesti see toimib ja noorte jaoks see võib väga oluline olla, et näha, kuidas saab noortekeskusesse üldse. Et üks võib-olla osapool, keda ei ole üldse käsitlenud, võib-olla täna siin on need lapsevanemad. Et need võivad ka tihti olla selle põlvkonna lapsevanemad, kes kui nagu noortekeskusi oluliselt ei ondud või keegi ei teadnudki, mis noortekeskus on. Ja paraku tihti peale tema jaoks ilmselt tähendab ka see nagu sihukest lastehoiuteenust või kappi, et see on hea turvaline koht, kus ma ei tea, et ta bussini teeb aja parajaks või mis iganes ka järgmise trennini ootab. Et kuidas lävepakk ja lapsevanem omavahel on? Võib-olla see, mis ma alguses mainisin, et ka kogukonna teadlikkuse tõstmine selles osas, mis tööd sa teed, on võib-olla mingi osa meie tööst, mida me peaksime rohkem oma töö osana nägema. Ja nii nagu võiks kutsuda külla koole või lasteaedasid, et seda noortekeskuse teed tuttavamaks teha, nii võiks ka lapsevanemaid külla kutsuda minu arust ja teha aeg-ajalt mingisuguseid tegevusi koos noortega siis, mis on laiemale kogukonnale mõeldud. Et kaugelt on võib-olla lihtne ette kujutada ja ka halvasti ette kujutada, mis mingi asi on, aga kui sa näed neid inimesi ja näed seda kohta, siis see reaalsus jõuab ikkagi kohale ja ma arvan, et see on hea koht, kust alustada. Et inimesed üldse mingil põhjusel saaks enda teekonna teha noortekeskusesse, sest muidu on meie roll ju ikkagi jääda koolist ja kodust eemale, aga on mingeid kohti, kus seda koostöö kohta luua, ma arvan. Olen täiesti nõus, et lapsevanemad võiksid täitsa käia läbi sealt noortekeskusest, vaadata, mis keskkond seal on, mis seal tehakse. See, et jah, laps ootab seal bussi, ega ta siis ei istu seal nagu bussi pingi peal või selle ootepaviljoni pingi peal, vaid ta pigem suhtleb kogu aeg teistega, noorsootöötaja toetab teda. Tegelikult on see noortekeskuse keskkond väga sihuke aktiivne ja arendav keskkond, et see ei ole seal bussi pingi peal kuskil ootamas lihtsalt sõpradega. Võib-olla sõpradega juttu rääkimas, võib-olla ainult scrollimas, et seal on nagu hästi palju alternatiivtegevusi ja see on kvaliteetaeg selle bussi või huviringi ootamiseks. Aga teine asi on see, et kui me ütleme väiksemates kogukondades eriti veel räägime, et kui noorsootööd või need lapsevanemad tõesti käivad seal, kui ma alguses tõin selle sisse, et noorsootöötaja ei pea olema mees nagu orkester, vaid tal võib olla seal ka väikseid abilisi, siis need lapsevanemad on ka üks seltskond, keda nii-öelda pehmelt öeldes ära kasutades saad sa rikastada oma tegevus välja. Et võib-olla tõesti on seal ongi videograafik, eks ole, mõni lapsevanem, kes tulen aitan sul mõnel õhtul siin poistel juhendada, on ju. Kohe on jälle lävepakk natuke madalam, natuke huvitavam ja nii edasi, et seda tasub ära kasutada. Ja ühistegevused ilmselt vanematega koos aitavad võib-olla vanematel ka selle noortekeskuste tegevuse silmaringi võib-olla laiendada ja rohkem võib-olla aru saada selle tegevuse nagu eesmärkidest, et
aga kui minna nüüd nagu siukene, kui me oleme siin idealismist rääkinud ja minna sinna sellesse olukorda, et kas te ei arva, et tegelikult ei olekski ju noortekeskusi vaja, et kui lapsevanemad teeks ideaalset tööd, kool hõivaks piisavalt, huvitegevus oleks piisavalt kättesaadav, et milleks need noortekeskused? Aga provotseeriv küsimus. Et olen ausalt öeldes minagi püüdnud nagu mõtestada seda tänast noorsootöö vajadust ja olemust nii-öelda. Ja ma olen ikkagi jõudnud lõpuks sellele, et meie keskkondadesse on täna loodud need noortekeskused ja need on parimad kohad noortega kontakti saamiseks, noorte arendamiseks, noortele võimaluste loomiseks. Et täna ei... Kuule, sa ei jaksa ise ka kogu aeg olla koolis, kogu aeg olla tööl, sa tahad vahepeal võtta aja maha ja ka mitte midagi teha ja vaadata, kuidas teised midagi teevad, õppida hoopis teiste meetoditega, kui sa iga päev koolis õpid või noortekeskuses, mitte noortekeskuses, huviringis, huvihariduses. Et see noortekeskus on tegelikult kaasaegse inimese arengu mingis etapis väga oluline koht. Ja teised? Ma arvan ka, et see on hea selline teine keskkond koolile võib-olla ja trennidele, et kus sa saad sotsialiseeruda ja võib-olla enda minapilti seal natukene kuidagi kujundada. Ja üks asi, mis noortekeskus minu meelest on ka väga oluline, eriti kui me räägime nagu linnakeskkonnast, moekeskkonnast, see võib-olla nii palju ei mõjuta, on see, et kui ma koolikeskkonnas olen kogu aeg ühtede samade inimeste keskel, siis noortekeskuse seltskond on hoopis teisem. Täiesti miksitud seal. Ega maal samamoodi meil erinevad klassid ju koos, et võib-olla noored väga ei segune, kuigi on ka neid noori, kes õpivad teistes koolides ja elavad samas keskkonnas, et siis nad saavad seal vähemalt kokku, et neil on nagu see sotsiaalne keskkond muutub laiemaks. Ja ma leian sellest laiemast seltskonnast endale neid mugavamaid inimesi, minu inimesi nii-öelda. Et kui ma klassikeskkonnas ei leia neid, siis võib-olla ma leian need sealt noortekeskusest. Igal ühel peavad kusagil need minu inimesed olema. Ja mõtlen, et ega mõni noor, kes käitub võib-olla koolis ühtemoodi, käitub noortekeskuses hoopis teistmoodi, et selline hea keskkond, kus võib-olla täpselt leida endale sarnaseid inimesi ja tegevusi, Seda on hästi palju, kus noortekeskuse noorsootöötaja ja õpetaja nime poolest räägivad ühest samast inimesest, aga tegevuse poolest nagu täiesti erinevad inimesed, et sa ei kirjelda praegu seda sama Matit. See on hoopis teine Mati mul noortekeskuses, et see ei ole see. Ja ma ütleksin ka, et noorsootöö toob ikkagi sisse selle noorte enda arvamuse, noortest lähtumise, noorte omaalgatuse. Just selle, et me ei vaata last, kui näiteks nagu lapsevanem vaatab last, siis see on ju nagu teistmoodi tasand, kui on noorsootöös. Noorsootöös me räägime ikkagi partnerlusest, võrdväärsest suhtest. Me räägime sellest, et on noorte keskne ja seda paratamatult ei saa tänapäeva formaalhariduses pidada selleks, mis seal on. Ja perekond samamoodi ei saa olla ilmtingimata täpselt selline, muidu jääksid mingid teised tegevused tegemata. Et selles mõttes ongi noorsootöö kõige olulisem väärtus need inimesed, kes seda teevad, sest et nemad toovad sisse siis noortest lähtumise ja kõik see, mis on nagu noorte keskne ja noorte poolt. Ja hästi palju oleme rääkinud täna keskkondadest, eks ole, erinevad keskkonnad ja nii edasi, et aga kõlama on ka jäänud linnakeskkond ja siis siukene maasulate piirkond ja et kuidas me saame nagu lävepaku nende võrdluses panna, et kas need lävepakud, nagu oli korraga juttu, et on siis nii erinevad või et kui linnas saab noor tarbida huviteenuseid, kõiki muid asju, eks ole, et mis see lävepaku siukene komponendid, millest ta koosneb selles linnas ja millest ta koosneb maal siis? No, ma võin kiirelt siin vahele tuua näiteks enda näite sealt Luuniast, et Luunia on täpselt seal Tartu külje all, seal on rattaga kiiresti kohal, seal on bussiliiklus ja seal on ka noore jaoks on võib-olla võimalusi ja ahvatlusi rohkem, et
et just seal paneb näiteks, näen ma seda, et sa võid seal teha igast erinevaid üritusi ja loota, et väga palju tuleb, aga tegelikult on just see, et seal osad leiavad oma väljundi just seal linnas võib-olla liikuvate treppidega sõites ja seal hängides kaubamajas, et ja võib-olla need trennid ja huviringid on ka linnas, et ongi oma vaba aja tegevuses sidunud kuidagi linnaga, aga ma olen ka näinud noortekeskusi, mis on sellistes väiksemates asulates, kus ongi, seal võib-olla mängib suurt rolli näiteks bussiliin, et sul see buss käibki võib-olla 2 korda päevas seal, et toob hommiku, toob kooli, sa saad vahepeal saad koolis käia ja siis sa saad veel mõned tunnid noortekeskuses olla ja ära viia ja peale seda viib sind buss koju, et neid nüansse minu arvates mitu, et see jah, see mina ikkagi mõtlen selle sinu küsimuse peale, siis mulle tundub, et nagu kui me räägime avatud noorsootööst ja linnas ja maal, siis seal nagu selle lävepaku kõrgusel ei tohiks olla nagu nii suuri erinevus. Jah, linna tingimustes ilmselt meil on ikkagi mitu noorsootöötajat korraga ühes noortekeskuses, et maatingimustes on meil see üks. Et see on küll üks suur mõjutaja, aga kui me räägime keskkonnast kui sellisest, siis avatud noorsootööna ma vähemalt mõtlen küll, et ei tohiks olla neid erinevusi nii suuri. Ma pigem nagu täiendan, et ma mõtlesin, et kui maapiirkond peab tegelema veel huvitegevusega, et noortele midagi pakkuda juurde lisaks, ma ei tea seda, eks ole, siis linnas võib-olla noortekeskus ei peaks seda pakkuma, et need huviringid ja kõik muud asjad on nagu kus kättesaadavad teistes kohtades. Mina näiteks olen terve oma noorsootöötaja elu pealinnas lausa töötanud ja ma ütleks küll, et siin ei ole seda survet vähemalt normaalsete juhtimiste puhul, et sa peaksid eelkõige tegelema kõigega, mis on väljaspool võib-olla noorsootööd või avatud noorsootööd siis. Et see on kindlasti mingi asi, mis on abiks, aga noorsootöötaja enda mõttes on minu arust võib-olla olulisem isegi see, et tema saab aru, mis need ootused talle on, et kas ta saab päriselt tegeleda sellega, et ta kõige tähtsam töö ongi noorega usaldusliku suhte loomine ja noorega istumine ja rääkimine ja suhtlemine või ta peab ennast jagama mitme erineva ülesande vahel, et on ootus, et ta peab kindlasti seda kokandusringi tegema ja ta peab kindlasti aastas ühe projekti kirjutama, et selles mõttes linnades võib olla ka rahastus parem noorsootööle, mis annab ka paremad tingimused ja ressursid. Et see ei ole kuskil hea, aga ta võib olla ikkagi parem, kui need kahte asja võrrelda. Ja ma arvan, et see on juba väga suur lisaväärtus tõesti, mis Aune välja tõi, et kui sul on rohkem kui üks noorsootöötaja, see annab juba noorsootöötajale endale võimaluse kas või check-inida vahepeal teise noorsootöötaja. Kuule, ma lahendasin seda konflikti, sa nägid kõrvalt, kas see oli okei? Või nagu noorsootöötajaga ise saab kogu aeg paremaks selles töös, mis ta teeb ja läbi sellega seda lävepakku üle vaadata ja mõelda, kuidas seda teha selliseks, et aina rohkemad noored temani jõuda saaks. Üks mõte, mis mul siit praegu tuli ka see, et kui ma ise seisan väga oma noorsootöötajate arengu ja koolituste ees, siis tegelikult kui noortekeskuse noorsootöötaja läheb koolitusele, siis pannakse uks kinni. Siis on selle lävepakk täitsa ületamatu, et võib-olla linnatingimustes läheb üks noorsootöötaja koolitusele, teine jääb nii-öelda tööle, siis on kõik veel korraldatav. Aga meil on ikkagi siis on nii. Et on Eestis olnud noortekeskusi, kus noorsootöötaja väga lubati, aga noorsootöötaja ainult ennast koolitaski kogu aeg. Aha, okay. Ja ühel hetkel ta muidugi enam ei olnud noorsootöötaja, kuna see noortekeskus ei olnud avatud, sellest inimesest polnud kasu. Aga minu jaoks on see nagu nii oluline, et alles hiljaaegu ühte projekti kaitstes küsiti mu käest ka, et teil on projekti nimi küll noorteprojekt, aga teil on noorsootöötajate koolitus. Ma ütlesin, et kui ma teen nüüd tegevuse 15 noorele, siis saavad osa sellest 15 noort. Kui ma teen koolituse ühele noorsootöötajale, grupile noorsootöötajatele, siis tuleb see number korrutada nüüd vähemalt selle 30-ga iga noortekeskuse kohta, kus noored käivad, pluss kõik need noorsootöötajad, kes osalesid. Et see noorsootöötajate koolitus on üks väga vajalik ja oluline protsess kogu noorsootöö arengus.
Aga no ikkagi, kui no ma ei tea, mulle täna on siin tundunud, et ikkagi erinevalt keskkonnast, olukorrast on need lävepaku komponendid erinevad ja nii edasi, et aga kuidas me saame nagu tagada seda, et kas meil Eestis siis räägitakse ülikoolides, ma ei tea, erinevatel koolitustel sellest lävepakust piisavalt, et noorsootöötajad saavad aru? Kas selle lävepakule saab mingi, ma ei tea, normi anda, mingi standardi anda? Me oleme ju teinud noortekeskuse selle standardi, eks ole, nüüd uuendanud ka ja seal on ka teatud ruumide ja noorsootöötajate arv ja tunnid ja kõik muu siukene kirjas. Et kas me saame ka siis standardiseerida seda lävepakku kuidagi, et on nagu üks ja siis on nagu eripäradega kalle sinnapoole ja siis sinnapoole. Mina arvan, et mingil määral ikkagi peaks, et mingi asi, millest valdkonnas on võib-olla räägitud, on kvalifikatsiooninõuded ja mina arvan, et noortekeskuse kõige suurem väärtus on noorsootöötajad ja need, kes seal on. Ja kuna nii suur vastutus on jäetud ikkagi noortega töötaja õlule, et see keskkond kujundada, seal tegevusi ellu viia, noorte arvamus leida, siis need inimesed peavad olema spetsialistid, nad peavad olema pädevad, et me ei saa võtta floristi ja loota, et tema teeb kogu selle töö ära, mida me justkui ootame. Aga ma arvan, et nii kaua, kuni meil ei ole mingit standardit või meil ei ole mingit nõuet, siis pole ka millelegi viidata, et siis sa võidki öelda, et sul on putka lahti ja las noored tulevad. Et mis seal vahet on, kui lai on uks või millest sa sõltud või mida sa arvad või kuhu organisatsiooni sa kuulud või siis pole vahet. Ruum lahti, noortekeskus olemas, põmm, anna minna. Mina jälle arvan, et see noortekeskuste standard, mis praegu sai ära kirjeldatud, et seal on nagu nii palju neid tahkusid juba sees, et nad justkui juba kirjeldavad ära ka selle lävepaku. See lävepakk on üks siuke mõiste, millest me peame rääkima, aga see koosneb nagu nii paljudest erinevatest komponentidest, et me võimegi seda nagu kirjeldama jääda, et ja kes see siis hakkab seda näpuga nagu tõesti rida ajama, et sina sobid nüüd ja sina ei sobi ja sina vastad sellele standardile ja sina oled sinna poole kaldu, sina oled sinna poole kaldu. Et see on ikkagi, see standard natukene sõltub ka nendest tingimustes, kus me parajasti tegutseme ja mis võimalused seal on. Rait on eelkõnelejatega nõus, et ikkagi mingi standard võiks olla, et tean näiteid, kus võib-olla ei peetud nendest standarditest noortekeskuses kinni ja noortekeskust just külastasidki sellised, ütleme, bussijaama noored, kes sõitsid noorsootöötajast üle, et ja enne kui seal nägi seal kõrvalt või keegi teine töötajatest oli näinud seda, et kuidas seal noorsootöötajaga käitutakse, et siis muutus mingiks ajaks see, et seda noorsootöötajat enam ei olnud tööl, ei olnud ka neid noori enam, sest võeti noorsootöötaja, kes pidas võib-olla neid mingeid reegleid ja norme ikkagi väärtustas ja see kahandas ka seal noortekeskuste seda külastatavust, et ilmselt need standardid, mingid standardid ikka peaksid olema, et see lävepaku olemus jääks alles. Nüüd päris, kus lävepaku standard peab olema, aga ma ise mõtlesin, et see standard iseenesest on nagu, ta on meie omavaheline kokkulepe, aga kui me seda kokkulepet nagu jälgime, siis see annab nagu selle avatud noorsootöö teenuse kvaliteedile mingisuguse nagu ootuspärase taseme. Et kui meil ei ole mingisuguseid standardeid, siis see pilt võib ollagi väga erinev ja me üle Eesti ei saagi aru, mis see avatud noorsootöö on. Aga kui meil on mingisugused kokkulepped olemas, mingi standardi osas, siis mina eeldan, et kui mina nüüd lähen Luunjasse, siis mina ikkagi saan sealt sarnast avatud noorsootöö teenust, eks ole. Ja kui ma lähen Pärnusse, siis ma ka enam-vähem tean, mis see avatud noorsootöö teenus võiks seal olla, et see standard ikkagi on oluline. Aga kas nüüd lävepakk peab olema standardiseeritud? Vot see on eri küsimus.
et nojah, tegelikult ega standard ju oluliselt ei kirjelda seda lävepaku olemust, et pigem see hea tava seal juures aitab seda rohkem mõtestada. Aga ma ikkagi lähen nüüd, ma küsisin korraga nii palju küsimusi ühes küsimuses ja ma küsin veel üle, et kuidas teie tunne on, et kas need noorsootöötajad, see baasharidus, mida nad siin Eestis saavad, siis olgu siis läbi erinevate koolituse, olgu see noorsootöö ABC või siis ülikoolis õppides, et kas nad nagu saavad piisavalt seda lävepakku sihukest mõistmist ja tunnetamist? Ma ütleks, et akadeemiline haridus on küll väga niuke reflektsiooni väärtustamise poole liikumas ja üldse sellist nagu laiemat pilti andmas. Ja ma näen, et kui noorsootöötajal on see oskus ise ennast ja oma tööd mõtestada, siis isegi kui tal ei ole seda, et tee nii, tee naa, tee kolmandat moodi, siis tal varem või hiljem see pädevus tekib läbi töö. Et kui sa mingit tööd kaua teed ja sinna nagu kogu aeg panustad ja mõtestad seda, siis paratamatult sa saad sellest ka paremaks, on ju. Et ma arvan, et tegelikult meil näiteks akadeemiline haridus valmistab päris hästi ette, aga näiteks meie koolitused on ju nii seinast seina, et mida me üldse peame noorsootöötaja koolituseks. Sa võid õppida treeneriks, sa võid minna Eesti noorsootöötajate kogu koolitusele, sa võid teha sisekoolituse, et meil ei ole ju mingit selget ülesehitust, ülevaadet, mida me üldse nagu peame selleks ja see ongi, oleneb juba väga palju sellest, et millised need koolitused on minu hinnangul. Aga noorsootöötaja ABC annab minu arust hea ettevalmistuse, et hakata hiljem ennast täiendama nendes valdkondades, kus sa näed puudujääk ja siin tulebki väga palju esile minu arust noorsootöötaja sihuke oskus ise enda tööd mõtestada, hinnata ja kriitiliselt vaadata seda, et mis on juba hästi, aga mida saaks võib-olla paremini või mida peaks teisiti tegema, et ma näen, et see on midagi, mis võib-olla on see, mille poole püüelda. Kui noorsootöötajate kvalifikatsioonist laiemalt rääkida, siis minu meelest see nii-öelda enne ABC-d on need samad hoiakud jälle. Mina kui inimene, kuivõrd avatud mõtteviisiga olen mina, et see on nagu see kõige esimene indikaator nii-öelda ja sealt edasi siis tõesti see Eesti Anki ABC koolitus, mis väga selgelt avab nagu avatud noorsootöö sihukese olemuse ja aitab sellel algajal noorsootöötajal siis mõtestada, et kuhu ta nüüd sattunud on ja mis teda ees ootab ja kuidas oma tegevusi planeerida ja kõike seda. Aga sealt edasi tõesti meil ei ole nagu mingisugust niukest koolitusstandardit, mis teemad peavaksid olema üks noortekeskuse noorsootöötaja või vaat pole siis kooli noorsootöötaja kindlasti nagu läbinud, et mis pädevused tal ilmtingimata peaksid olemas olema. Et täna ma küll ei ole praeguse selle meie noorsootöö eriala nii-öelda bakalaureusekraadi teadmistega nii-öelda kursis, mis sealt kaasa antakse, sest minu omad on natuke liiga vanad selleks. Siis me õppisime teisi asju, siis me alles hakkasime looma esimesi noortekeskusi. Et sel hetkel veel nendest väärtustest ei räägitud, mis seal edasi antakse. Et ma usun, et sealt ikkagi antakse päris palju nagu vajalikke teadmisi selleks, et seda noortekeskuse lävepakku mõtestada ja siis vastavalt vajadusele hoida. Ma olen juba täna aru saanud, et see, kui madal või kõrge ta on, see sõltub nagu nii paljudest asjaoludest, et me ei saa öelda, et noortekeskus lävepakk peab olema ääretult madal või et ta peab olema täpselt nii kõrge, et seda me ei saa mitte kuidagi öelda. Ja küsimuse juurde tagasi tulles, et olengi seda meelt, et see ABC, noorsootöötaja ABC üks andis, vähemalt mulle andis küll, et ma enne ei olnudki selle lävepaku peale mõelnud, et pärast koolitust ma analüüsisin küll seda, et mul ei olnudki võib-olla isegi enne koolitust, mul ei olnudki teadmist sellest lävepakust, et oligi ainult võib-olla tegevused ja siis ma ütlengi, et oligi ühelt poolt oli see teadmine ja teiselt poolt sai siduda seda reaalse praktikaga oma töös, et ma arvangi, et see koostusin teadmiste omandamise ja praktika vahel on selline, mis lõpuks vormib võib-olla sellise hea terviku. Aga küsida nüüd niimoodi, et
Et võime öelda, et noortekeskus on avatud, töötab nagu ka noorsootöötaja arvates avatud põhimõtetega. Aga kas ta ilmtingimata on ligipääsetav ja kättesaadav noore jaoks? No siin saab võib-olla esile tuua mingid asjad, mis me oleme täna juba rääkinud, et asukoht, eriti piirkondades, kus ei ole ühistransport võib-olla nii hea või kus mitme noortekeskuse vaheline maa on väga pikk. Et seal on juba hakkab see esmalt mängima, et kas sa üldse jõuad sinna noortekeskusesse. Ja siis juba kõik noorte eripärad, millega tuleb arvestada ja mis võiksid olla teretulnud ja oodatud, et kuidas sellele ruumi teha. Et jah ja ei on võib-olla see vastus. Mul on siuke tunne, et sa pead oma küsimuse uuesti formuleerima. Põhimõte, et kas noortekeskus nagu oleks avatud, uksed ongi lahti, noorsootöötaja on olemas ja nagu ongi, ma ei tea. Kõik linnukesed on olemas. Jah, kõik linnukesed on olemas, et kas ta ilmtingimata on siis ligipääsetav ja kättesaadav? Mina küsiks nüüd noorte käest seda nagu vastupidist on ju, et kas see on nende jaoks piisav, kas see on nende ootustele, selle keskkonna noorte ootustele vastav nüüd. Et kui noored on kohal, siis ilmselt on. Aga kui noori ei ole või neid on vähe, siis tuleb ilmselt pingutada veel midagi teha. Mina võtaks indikaatoriks noored kohe. Jah, sama. Ma olin ka seda meelt, et noored on sellel puhul on head näitajad, et kas tegevuskeskkond on piisav selle jaoks, et noor sinna tuleks või peab hakkama seal midagi muutma, et see noort kõnetaks. Siis lähme järgmise teema juurde, et te olete kindlasti kusagil kellegil, ma ei tea, külas käinud, mingil üritusel käinud, kus te nagu oleks just nagu oodatud ja kui kohale jõuate, siis saate aru, et te tegelikult ei ole oodatud. Kas noortekeskuses noortega võib sama juhtuda? Muidugi. Ma usun küll, et võib. Et me küll oma maakonnas just tegime uuringut noorte osalusteemadel, et erinevates vanuserühmades, kas noored osalevad ja miks osalevad ja need motivaatorid on ju. Et see sama, et mis sind motiveeris sellele üritusele tulema on ju, et kas sind motiveeris, kui ootused on valed, siis võib tajudagi väga kiiresti, et see ei ole see koht, kus ma täna olla tahaks tegelikult on ju. Et see kommunikatsioon seal juures on nagu nii oluline, seda sõna me ei olegi või täna kasutanud on ju, et üks asi on see, need ootused, mis meil on konkreetsele asjale ja kuidas need siis nagu üles on tõstetud või kuidas neid on jagatud, et mille pealt need ootused hakkavad tekkima. Ma võib-olla täiendaks seda, et ma olen nõus, et paratamatult on mingisugused eeldused ja ootused ja kui sa kuuled mingeid väljendeid, siis sa arvad, et see on mitmes erinevas kohas sama väljendi puhul samasugune, et kui me räägime, et ma tulen noortekeskusesse, siis ma juba eeldan, et see on tasuta näiteks on ju. Aga samas vaatan, et kõik teevad midagi ja siis, et kuule, et kui sa tahad sellest osa võtta, siis on osalustasu, et see on kohe midagi, mis võiks nagu panna mõtlema, et kas see siis on selline nagu ma ootan või eeldan. Et siia võib-olla uuesti tagasi tuua see standardi mõte, et võib-olla aidata noortekeskuse tööl kaugemale jõuda ja et sellest ka paremini aru saadaks, siis see vajab mingisuguseid kokkuleppeid või et nii Pärnus, Luunjas kui igal pool mujal tehakse seda samamoodi ja kui noor astub ükskõik millisesse neist sisse, siis ta teab, et on mingid kindlad asjad, millele ta alati loota võib. Ja ei saa ikkagi ära unustada noorsootöötajat, et kindlasti on noorsootöötaja ikkagi see, kes seal võib-olla seda liikumist noortekeskuses mõjutab, et ikkagi kui noorsootöötaja on selline tusane ja selline tõrjuv hoiakuga või valib väga seltskonda, kellega ta seal rohkem mingeid tegevusi teeb, et seega kindlasti jätab sellele liikuvusele seal noortekeskuses jätab jälje, et jah, et neid nüansse on ikka siin päris palju, et sellist ühtset välja tuua on raske. Et ilmselt sellel noorsootöötajal, kes peab noortekeskuses töötama, mitte ei taha, on ilmselt väga keeruline jätta noorele seda muljet, et sa oled oodatud. Või kui sul on välja mingid oma lemmikud, et kellega sa seal rohkem, et siis juba võib tekkida see tõrjutuse teema, et
Aga ruumipuudusest ei ole täna suurt väga palju rääkinud. Oleme põrkatanud, et kus rohkem seal nagu paremini. Aga kui sul ongi see üks ruum seal, et kuidas selle lävepakuga toime tulla, et seal on sõna otseses mõttes ühes ruumis, eks ole, võib sul olla äärmusest äärmusesse kõike. Jah, see on nagu see hästi keeruline teema, et mõnes võttes võib-olla väikses kogunemas mõtled, et vahet pole, et nad on õde-venda samamoodi, mis vahet seal on, kas nad on seal 7-aastane ja see 14-aastane seal koos või ei ole, aga tegelikult nende vajadused ikkagi ja ootused on nii palju erinevad, et noortekeskustes on praktiseeritud seda, et kella 5 panemegi kõik, kes on alla 12 aasta saadame ära koju, aga nüüd see lävepakku kõikumine hakkab kohe väga tõsiselt tunda andma, aga kui see on nagu ainuke alternatiiv, kuidas sa saad tõesti selle 13-14 aastase sinna talle sobivasse rahulikku keskkonda, kus ta saab oma mõtteid mõelda ja oma ideid teostada, oma ealistega koos olla, siis ühe ruumi puhul sul teist lahendust ei olegi. Kui sa tahad jõuda erinevate sihtgruppidena. Kui sul on nagu öeldud, et sa peadki tegelema ainult 12-aastastena, siis sul on hea lihtne. Aga kui sa pead nagu erinevate vanuserühmadega tegelema, siis on see palju keerulisem. Pigem on ikkagi hea jah, et kui on kas või see üks ruumgi, kuhu tulla, et kui mitte, et ei ole kuhugi minna, et see on kindlalt on keerulisem seal seda noorsootööd teha, aga ikkagi hea on, kui see selline ruum on, et kuhu noor saab tulla ja saab ennast seal, ennast tegevuse ja sotsialiseeru mõttes realiseerida. Ja ma arvan ka, et mida väiksem on ruum, seda olulisem on see noorte enda sisend, et mida noored vajavad siis seal piirkonnas või millised noored seal üldse on ja ka võib-olla noorsootöötaja enda pädevus, et kuidas ta oskab seda teadmist noortest siis kätte saada. Et kindlasti on mingisuguseid lahendusi sellel olukorral, et ikkagi teenindada nii palju, kui on vaja, aga see sõltubki nendest noortest. Me võime siin spekuleerida, aga ega me ju tegelikult ei tea, et võib-olla seal piirkonnas on palju, ma ei tea, põhikooliealisi noori, aga millegipärast kõik või suurem osa sellest vanemaid noori käib niikuinii, ma ei tea, linnas näiteks gümnaasiumis ja siis neid ei olegi näiteks muul osal päevast isegi olemas seal piirkonnas. Jõudsime sinu teemaga praegu täpselt sinna, mis peaks nagu järgmine teema olema, et kuidas neid lävepakke siis disainida, ma ei tea, siis nii 7 kuni, ma ei tea, kuni 13, võib-olla 13 kuni 16, 16 kuni 19, 20, 20 kuni 26, ma ei tea, et need sihtrühmi vastavalt seal sellest keskkonnast, kus see noortekeskus on, võib väga erinevaid olla. Et kuidas lävepakk siis nendest nii suurtes vanustes disainida, niisugune universaalne? No tasub vaadata ka noortekeskusest kaugemal ikkagi, et mis võimalused on veel. Kõik kohad ei ole sellised, et sul on ainult kirik, magala ja kool ja noortekeskus. Et kindlasti on mingisuguseid asju veel, millega saab siis kas koostööd teha või võttagi arvesse, et mingi muu teenus katab siis mingi muu noortegrupi vajadused või kuidagi lahendada see olukord ikka, et elu oli ju olemas ka enne noorsootööd ja kindlasti jätkub ka peale seda, aga kuniks see meil olemas on, siis tuleb sellest võtta viimast, ma arvan. Ma arvan, et ka selline suhtlus noortega võib olla, et reaalselt reaalselt aru saada, et mis need vajadused on mingis vanusegrupis ja lähtuda sellest oma tegevuse planeerimisel. Ja ma ütlengi, et eks seal paneb ka eelarve, paneb mingid asjad paika, mida sa saad lubada, mida ei saa, aga katsuda võib-olla leida selline kesktee, et mis mingi vanusegrupi puhul rohkem kõnetab. Mina tahaks öelda, kasutasid, kui ma ei eksi väljendit universaalset teenust, et ma ei tea, kas me tahame seda universaalset teenust, mis tõesti nagu sobib 7-aastasele ja selle 16-aastasele. Niisugust asja pole olemaski. Et me ei saa sellele nagu panustada, et me peame ikkagi väga lähtuma sellest sihtgrupist, tema huvidest, hobidest, vajadustest, eks ole. Et me peame selle nagu ikkagi kõik enda jaoks läbi mõtlema, et kui me tahame nagu universaalset teenust, seebist me ikkagi helikasseti ei tee või vastupidi, nii midagi ei ole teha.
No lihtsalt see nokk kinni, saba lahti, et kui on pudinaid noortekeskus täis, siis on kõik vanemad kadunud, noored vanemad. Ja kui on need vanemad noored, siis nemad neid varblase parve sinna sisse ei taha, kes kädistavad, jooksevad ja tormlevad seal siis. Et mis sellel puhul teha siis ikkagi? No minu meelest on siin juba öeldud ka korduvalt, et lähtume nendest noortest, räägime läbi selle sama kogukonnaga, need samad võimalused, võib-olla tõesti on variant mängida kellaaegadega, varianti mängida päevadega, variant mängida erinevate projektidega, et ilmselgelt see 7, 8, 9 aastane pudinad, nemad vajavadki võib-olla siukest igapäevast teenust on, aga see 16 aastane võib-olla vajabki rohkem siukest projektipõhist teenust oma hobidest lähtuvalt, hoopis teist lähenemist, et me ei saagi neid kõiki ühtemoodi käsitleda. Ja võib-olla mõne tegevuse puhul sa saadki kuidagi võib-olla ka siduda neid vanemaid noori ja nooremaid noori, et võib-olla selle 16-aastasel ongi huvi, kuna tal on kodus õed-vennad, eks ole, õppinud välja mingisuguse uue lauamängu, tahab nendele väikestele õpetada. Miks mitte? See on loomulikult lubatud, eks ole. Aga teda ei sega ka see kädin ilmselt seal juures. Aga samas selle teised 16-aastased tahavad ka seda mängu mängida, aga mitte nii, et seal ümberringi mingi möll on, vaid tahaks rahulikult keskenduda. Et me ei, jah. See universaalse teenuse võimalus on siis, kui meil on tõesti 4 noorsootöötajat iga vanuserühmale vähemalt 1, parem oleks kui 2 ja meil on noortekeskusel mitu sissepääsu, mitte universaalsed ruumid, vaid eakohased ruumid just ja siis me saame rääkida nagu sellist universaalsest noorsootööteenusest, aga me jõuame jälle selleni, et palju meil neid Eestis noortekeskuseid selliseid on. Aga mis siin välja tuli, mida ma võib-olla tahaks esile tõsta, et sa mingites tegevustes saad tuua erinevad vanusegrupid kokku ja siis ongi võib-olla noorsootöötaja pädevuse küsimus, et kas ta oskab aidata selles samas tegevuses erinevatel noortel erinevaid väljundeid näha. Et kui näiteks noorem noor võib tahta lihtsalt osaleda näiteks lauamängu õppimises, siis kas see noorsootöötaja oskab sellele vanemal noorele aidata teda nagu tema õpiteekonnal siis võib-olla, et leida sealt see juhendaja kogemus üles või aidata tal seda reflekteerida ja ka tunnustada seda hiljem. Et kindlasti on ka võimalusi, kuidas seda tööle panna, ma arvan. Ja kindlasti olete kuulnud, et Eestis juba pikemat aega räägitakse, et kas noortekeskus peaks olema nii nimetatud nagu tavaline noortekeskus või võiks ta ka rohkem spetsialiseeruda. Et ja meil esimesed näited on näiteks olemas, on ju Pärnu Huub, eks ole. Et on noortekeskuse nagu põhimõtteid püüavad jälgida, aga neil on seal juba piiritletud mingid sihtrühmad, mingid huvid, eks ole. Et kuidas siis nende lävepakud on nii nimetatud noorsootöö standarditega sobituvad? Minu meelest on see väga teretulnud, kui eriti veel, kui noored ise teevad sellist tegevust nii-öelda, et nende vanuserühmale sobivad. Seda on ju mitmel pool maailmas. Islandil ma olen näinud seda, et kus ongi 18+ noortekeskuses. Hiljaaegu käisime Portugalis, räägime noortest kogu aeg. On ja lõpuks küsin, et kui vanad need noored on, kes teil siin keskuses käivad? 18+ on ja see on nagu noorte mõiste ongi hoopis teine kui meil täna siin Eestis. Ja minu meelest on see väga teretulnud, kui tekivad eriti noorte omaalgatusel siuksed huubisarnased keskkonnad. Ärme aja seda lävepakku nüüd nii lõhki. Ma arvan, et see hästi palju oleneb ka võimalustest. Et me rääkisime enne näiteks linna ja maapiirkonnast, siis Tallinnas ju on see isegi siuke nagu soovitus, et kui sul on ka ABC noortekeskuses täidetud, siis hakka vaatama vaikselt sinnapoole, kas on midagi, milles sinu noortekeskus võiks olla linna peale eriline. Et Tallinnas näiteks on ju võimalus, et noor ühistranspordiga saab ühest otsast teise otsa minna ja mõne noore jaoks tema piirkonnas võib tähendada see, kuidas ta ainult ühte noortekeskusesse saab. Et siis miks mitte ka töötajate koormust vähendada ja natukene kategoriseerida või aidata töötajate elu ka lihtsamaks teha läbi selle, et mis see nende keskendumine on, aga see oleneb hästi palju võimalustest. Aga kas see nüüd ei või näiteks kõrvale jätta neid noori, keda võib-olla see rulatamine ja võib-olla trikiratas ei paku talle võib-olla niisugust huvi, et vaatab, et seal on ainult nüüd trikiratturid, et kas ma nüüd
kas ma nüüd ise sobin sinna keskkonda, et seal võib-olla need trikiratturid ei võtagi mind kui näiteks loodusteadlastel oma punti. Ja ma arvan, et see on hea küsimus, aga näiteks ma võingi tuua näite selle, et ma ütlesin, ma tulen Nõmmelt, seal on 2 noortekeskust hetkel ja üks on üks väiksemaid kogu Tallinna vaates, teine on üks suuremaid kogu Tallinna vaates, ühes ongi trikiratturitele võib-olla rohkem tegevust, teises on lauamängud väga au sees, mõlemas on olemas sükene ABC, et sul on seal köök ja sul on ruum, kus olla ja seal on noorsootöötajad. Ja ma arvangi, et kui see trikirattur ära hirmutab noore, siis tal on tegelikult ikkagi võrdlemisi lähedal teine koht, kuhu minna. Ja kui see trikirattur otseselt teda ära ei hirmuta, ja ta seal ruumis saab hakkama, siis seal ruumis on ju muudki peale selle trikiratta, et see ongi võib-olla selle spetsialiseerumise mõte, et mingisugune baas peaks olemas olema, mis on võib-olla laiemalt noorsootöös kokku lepitud, aga ma ei näe, et spetsialiseerumine midagi halba oleks ja pigem võib isegi nagu tõmbenumber olla või mõne noore jaoks mingeid barjääre aidata ületada. Et äkki ma noorsootööst ei tea nii palju, aga ma tean, et BMX-iga ma teelvõipi oskan küll teha, on ju. Et selles mõttes see võib hoopis positiivselt mõjuda, ma arvan. Linnas on see luksus olemas. Mulle endale praegu tuli hea paralleel poodidega. Et nagu on universaalpoed, mis maal peadki olema, kus sa saad kummikud, seebi ja saia kätte on ja siis linnas sa võid eraldi seebipoe valida ja kummikute poe, eks ole. Et ilmselt on noorsootöös natuke sarnane. Aga ma mõtlen, et ilmselt on ka kui seal kuidagi seda spetsialiseeruda, siis võiks toimuda ikkagi läbi kohaliku kogukonna noorte, et kui sa mõtled, et näed, et me saime projektiga, saime mingid rahad, et võiks teha nüüd näiteks siia mingi rulapargi või midagi, et see võib olla sul endal nagu hea mõte, aga kas seda kõnetab ka kohalikku noort, et võib-olla nemad tahavad seal oma pundiga midagi muud, et seal võib-olla tulekski võib-olla selline... Mind tahaks praegu sekkuda. No sekku. See poliitik enne, kui ta projektiga kuskilt raha hakkab saama, kaasaku enne noored. No. Et see on nagu nii oluline aspekt, et jah, me räägime nendest rulaparkidest hästi palju on ja ongi tehtud samamoodi ära, et nendest on ju juttu, et teeme me ka äge on aga kui sul seal kohalikus kogukonnas ei ole neid huvilisi parajasti, siis vabandust, see on hetkel tuulde lopitud raha. Jah, võib-olla sinna kasvab põlvkond peale, me ei tea seda. Meil jälle oli ühe rulapargiga nii, et huvilisi oli, aga naabrid ei olnud väga huvilised, et seal tekkisid need konfliktid, et... Aga nüüd me oleme siin 1,5 tundi peaaegu sellel teemal mõtteid mõlgutanud. Ja sükene lõpuküsimus, sükene lühidalt konkreetselt. Mis on sinu soovitus noortekeskusele või noortekeskustele, et lävepakk oleks natukenegi madalam? Ma võin otsa lahti teha ja nagu ma ütlesin, et kogu selle asja keskmes on alati noorsootöötajad ise, siis ma arvan, et kõik algabki vestlusest. On see siis noorsootöötajate grupp, sellepärast et on tiim, kellega töötada või siis kui on üksikud noorsootöötajad, siis kes iganes saab olla kõige lähem inimene, kellega see läbi rääkida. Ma arvan, et lihtsalt alustada seda vestlust, et mida meie arvame, mida me peame oluliseks ja kuidas me saaksime noortele rohkem olemas olla võib-olla. Mina tahtsin ka selle sama noorsootöötaja ja tema pädevused tuua kõigepealt, et need on hoiakuid on natuke keerulisem kujundada, sest need tulevad isikuga kaasa. Et just see vestlust peab ikkagi näitama selle poole juba ära, aga teadmisi ja seda mõtestatust selle juures, just selle lävepaku mõtestatus, et see on nagu hästi oluline osa. Olen 100% nõus vestlus ja mitte ainult kolleegidega, vestlus noortega tooks mina veel ka välja, et mis võib-olla kindlasti aitaks kaasa. Aga ma tänan teid ja siis täname ka neid, kes võtsid vaevaks kuulata seda 1,5 minutit enam-vähem, mis me siin oleme sellel teemal mõtteid mälgutanud. Ja järgmine kord siis uued teemad. Olge te tänatud ja hoiame seda lävepakku siis mõistlikkuse piires, kas madalal, keskel, kõrgemal, kuidas vaja. Tunneme selle piiri ära.